We've discovered a secret that will not just open your eyes, it will revolutionize how you think about your health. You have two options. Stop this video now and continue believing what you think is true. Or keep watching and discover a life-changing secret to better health. Your body is a masterpiece made up of trillions of cells. Each one works like a major production facility, absorbing nutrients from food, converting them into energy, and carrying out specialized functions in your body. All of this happens without you having to think about it. In a perfect world, the cells get the nutrients they need from what you eat and drink. However, science has revealed a group of essential nutrients that 97% of the world population is unknowingly short of. A problem lurking within the body, affecting various aspects of your well-being. This is not a minor deficit, it is dramatic. Because they regulate the flexibility of your cell membranes, how well your cells absorb nutrients and remove waste. They're vital for your cognitive functions. Your cardiovascular system relies on them. Your heart needs them every single day. And they even support your immune system to do what it does best. Keep you healthy and energized throughout the day. But one question remains. How can you find out if you're getting enough of these essential nutrients that hold a key to unlock your body's potential? With just a small drop of blood, you can get the knowledge and power you need to set everything right. Testing your levels will uncover your personal needs. Restoring them will revolutionize human health forever. When life-changing innovations are revealed, they give birth to multi-billion-dollar industries. Ideally, you want to enter a large existing market with sustainable growth and technology that sets you apart as 10 times better than the current market leaders. That is what we have. Thanks to our groundbreaking Scandinavian health tech solution. Today, more than 3 billion people care enough about their health to either take supplements or follow specialized diets. Our test will open their eyes. Are you in the safe zone or among the 97% who are not getting enough of these essential nutrients? Having your own health plan is pure logic. Getting proof that it's working should be too. We predict that more than 1/3 of this already interested group will put their supplements to the test during the next decades. That's 1 billion people, giving you the unique opportunity to leverage this megatrend in the making. What if you could play a pivotal part? What if you created a fulfilled career in this megatrend? What if participating in this test-based revolution enabled you to live life on your own terms? Picture a life where your heart beats stronger, your mind is sharper, and your days are filled with boundless energy. This is the success story waiting for those who embrace the power of personalized nutrition. Remove the guesswork. Don't let this opportunity pass you by. Join us. Share this secret. Act on this life-changing innovation. My name is Hilda. I'm the co-founder of Sensino, and I can't wait to meet you. Ja tõesti igapäevaselt elan ja töötan Belgias, minu pere elab Belgias. Elame Brüsseli lähedal maal, kui seda üldse nii saab öelda, väikses külakeses, kus loodust ja sellist külaelu näeb rohkem kui Eestis, mulle tundub tänapäeval juba. Et on mul naabritädil kanad, haned, teisel pool on lambad ja selline võib-olla mitte päris see, mida Brüsseli elust ette kujutatakse. Aga tõesti elan suurlinna elu, kus veder ütleb igapäevaselt, et küsimus on selles, kas õhukvaliteet on halb, väga halb või kohutav. Et sellist asjad, mida Eestis veder üldse ei näitagi, on meil igapäevane ja nii edasi, et need tingimused natuke on teised. Aga siis tõesti natukene räägin ka iseendast siis võib-olla juurde, et pikaajaline selline tervise ja toitumishuvi on mul olnud. Ma ütleks, et selline 10-15 aastat kindlasti.
Minevikku jäävad ka sellised inetud ajad, kus ma olen proovinud igasuguseid dieete, mis üldse maailmas on võib-olla nagu keegi tark mees taskus on välja mõelnud, ka neid, mis ei ole meie tervist toetavad ja olen nagu ringiga jõudnud siia. Tänaseks olen siis ikkagi koolitatud, diplomeeritud toitumisnõustaja, et ei ole seda laadi nõustaja, kes vaatas 3 YouTube'i video ja mõtles, et nüüd ma olen hästi tark, vaid et Anneli Sootsi tervisekooli lõpetanud, igapäevaselt ka praktiseerin nõustajana, lisaks siis oma nii-öelda igapäevasele põhitööle, aga et tegelen siis individuaalklientidega, tegelen ka grupimentorluste ja grupiklientidega. Ja hetkel ka siis käimas näiteks üks kaalugrupp, kevade värk, ikka naiste kaalugrupp on käimas ja igasuguseid toredaid projekte. Ja kuidas ma jõudsin siin siinoni, et siis võib-olla see on ka huvitav, et kui tihtilugu meil täna suurem osa inimesi on siis ikkagi kellegi poolt siia kutsutud, siis mina kutsusin ennast ise. Mina helistasin Annikale, ütlesin, või kirjutasin vist, et Annika, nüüd on nii, et mis iganes viisil ja kuidas see käib, mina tahan ka. Sest nõustamise õpingute käigus ma sain nagu väga selgeks ühe asja, et oomega-3 ja oomega-6 tasakaalust üldse rasvhapetest räägitakse meil liiga vähe. Nõustaja õpingute käigus ma sain selgeks, et seal sees, selle info sees on peidus terve maailm meie tervise jaoks. Ja mis oli mu 3. taipamine õpingute käigus oli kindlasti see, et mina oma toitumise juurest päris kindlasti oma kehavajadusi ei suuda täita. Et mul on vaja teist lahendust. Ja minu õnneks on mul selline raamatupidaja tüüpi sõbranna, sest mina ise ei ole selline uurija tüüp väga. Tema viis läbi väiksemat sorti teadusuuringu, käis päris mitmes apteegis, uuris veebipoodide valikuid ja jõudis tulemuseni, et tegelikult ei leia ühtegi teist võrdväärset oomega-3. Ja nii ma siis võtsingi Annikaga ühendust ja nüüd siis varsti juba peaaegu aasta on olnud minul kogemus siis oma nõustaja töös ka rakendada ja pakkuda oma klientidele võimalus siis ka siinotoodete näol ja sellepärast ma täna ka siin olen ja mul on ülihea meel, et mulle selline võimalus on antud rääkida seda, mida mina olen kogenud oma klientidest ja enda kogemuselt. Ja võib-olla ma hakkangi kohe siis pihta, et ma olen väga jutukas tüüp, nii et kui mulle öelda, et aega on 40 minutit, siis 45, et siis ma hakkan parem ruttu pihta. Et ma kohe kontrollin, kas mina saan jagada. Jah, peaksin saama. Nii, siit peaks nüüd kohe paistma, kas õnnestus mul jagada. Minule näitab, et peaks olema näha, ma loodan, et te ka näete. Keegi ei nooguta, keegi ei ütle, et ei näe. Järeldan, et näete. Juba noogutati ka, väga hea. Et see on väga tore, kui te reageerite ka teisel pool kaamerate taga, et siis ma näen ka, et kas mul slaidid liiguvad ja muud. Aga ühesõnaga, täna siis olemegi arutamas siis selle üle, et kuidas siis Sinsino saab meie tervist toetada, kuidas olla kevadel ja üldse aastaringselt selline terve, õnnelik. Ja eks me ju kõik tahaksime olla sellises seisus, et olenemata vanusest, olenemata soost, olla kogu aeg naerul näoga ja hästi rõõmus, tunda ennast oma kehas hästi, tunda ennast liikumises hästi. Aga kahjuks, kui me vaatame nagu oma igapäeva peale, siis eriti kevadeks kipuvad need varud kuidagi nagu tihtilugu lõppema ja inimesed on kuidagi väsinud ja vahel tujukad ja seda kõike me saame tegelikult toitumise ja tegelikult ka Sinsino abil nagu parandada, tekitada seda mõnusat tunnet, et me saaksime olla nii. Ja kui me siis võtame, et siis tõesti, et juba ligi, ütleme siis ümmarguselt 400 aastat enne Kristust oli juba Hippokrates nii tark, et tõigi välja siis sellise võib-olla mõneti natuke kulunud nagu väite või lause, aga ma arvan, et see ongi ajatu ja endiselt nagu kehtib, ehk olgu toit teile ravimiks ning teie ravimiteks olla toit. Nüüd Hippokrates elas ajal, kui toit, see, mida kätte saadi, kasvaski loomulikult mõnusalt hästi, ta oli väga kõrge kvaliteediga, ainete sisaldustega ja isegi siin võib julgelt öelda, et ka mõnikümmend aastat tagasi oli ka Eestis kättesaadav toit oluliselt teise kvaliteediga kui täna. Ja endisaegne toit, mis siis emakeselt, looduselt või toredalt talumehelt või siis sellelt naabritädilt, kes neid kanu kasvatab mul seal Belgias on ju, et see toit on siis
täis vitamiine, mineraalaineid, fütotoitaineid, kui me räägime igasugustest taimedest, siis need fütotoitained, mida endisaegsest toidust oli kätte saada, isegi kui me räägime ka makrotoitainetest, rasvadest, valkudest, kiudainetest, ehk see toit oli hoopis teine kui see, mida me täna poelettidelt saame. Ja ajas ongi siis see muutunud, et me täna ikkagi söömegi inimeste valmistatud toitu. Me ei räägi enam inimeste kasvatatud toidust, me räägime inimeste valmistatud toidust. Ehk see kõik, mida me, ma võtan sõnad tagasi, mitte kõik, aga väga suur osa sellest toidust, mida me täna kätte saame, ei ole üldse selle kvaliteediga, mida näiteks, kui me võtame toitumisnõustajad, kasutavad erinevaid programme menüü hindamiseks, analüüsimiseks, siis see, mida täna minule annab programm inimese kliendi menüü tagasisideks, ei ole tegelikkuses enam tõene, sest need testid toiduainetele või toitainete osas siis toiduainetele, need testid on tehtud samamoodi mitukümmend aastat tagasi ja see programm ütleb mulle täna porgandi koostiseks hoopis muu kui see, mille mina saan poest, kui ma ostan porgandi. Ehk see tasakaal või see selline toidu kvaliteet on ikkagi ajas kahjuks väga palju langenud. Ja mida me saame? Tühjasid kaloreid, väga palju selliseid toiduained on või toit on meil täis pungitud asju, mis tekitaks hästi odavalt täiskõhutunnet, võib-olla kehale sellist mõnutunnet, et me räägime suhkrurikkusest, mitte kvaliteetsetest rasvadest, mida kõike lisatakse toidule selleks, et mahtu suurendada, et soodsamalt saada rohkem müüa ja kahjuks see tulemus ei ole see, mis meie keha alati toetab. Ja siit me jõuamegi edasi siis selleni, et miks me üldse sellest omega-3 ja omega-6 räägime. Ja väga tore oleks, kui inimesed nüüd kõik, kellel on kaamerad sees ja mida rohkem neid kaameraid sees on, ma oleks väga tänulik, kui kõik korra paneks hästi palju kaameraid sisse, et me näeksin ka seda, et annake äkki märku, kes tegelikult teab väga hästi, miks me räägime üldse rasvhapete tasakaalust. Et lehvita või kuidagi anna märku, näita nii, kui tead, või näita nii, kui sulle tundub see teema pigem nagu võõras või et on see et kas me üldse räägime täna asjalikul teemal, et võite jah siin panna oma neid sõrmesid, kes ei saa näidata, et ma näen, et siin osad on juba märku andnud. Osadel on teadmised, osadel jälle teadmised natukene madalamad ja see on ka okei, et täna me tegelikult ju räägimegi sellest, et miks see teema üldse oluline on ja kuidas me sellega siis toimetama peaksime. Tulles nüüd tagasi siia esitluse juurde, siis omega-3 ja omega-6 rasvhapete tasakaal on seotud väga suure osaga meie keha toimimisest ja rasvhapete üldine, kui me räägime üldistelt rasvhapetest, siis rasvhapped on meie kehas üliolulised ja vahel, kui me kuuleme siin dieedist ja muust, nagu ma ise ütlesin, et ma olen läbinud nii mõnedki dieedid, mis ei ole keha toetavad ja tervistavad, et siis tihtilugu meile püütakse kuidagi jätta muljet, et need rasvhapped on üks kurja juur ja rasva ei tohi süüa ja kõik peab olema rasvavaba, siis sellega ma toitumisnõustajale üldse nõustuda ei saa. Ja oluline on siis see, et me peame tagama tasakaalu ja vahel ma kuulen ka seda, et et omega-6 on nii halb. See on nii halb, et seda üldse ei tohigi süüa, et sellega ma ka ei nõustu. Omega-3 ja omega-6 on asendamatud rasvhapped, ehk need on need rasvhapped, mida meie keha ise ei suuda toota. Teisi rasvhappeid keha toodab toidust, toidab toitainetest, sünteesib ise kehasiseselt, aga omega-3 ja omega-6 otseselt ta sünteesida ei suuda, selle me peame toiduga saama. Ja kui me vaatame oma DNA koostist, siis meil on siin esitluses ka ilusti olemas, DNA koostises on siis need 1 ühele. Ja tõesti aastasadu tagasi, kui me vaatame sellist omega toidust saadavate siis rasvhappete omavahelist nii-öelda liikumist, siis kehas nad liikusidki koos, omega-3 kõrval oli omega-6, järgmise omega-3 kõrval omega-6, aga tänaseks see tasakaal on siiski paigast ära läinud. Ja kui me vaatame, siis soovituslik teadlaste soovitus on mitte rohkem kui 3 ühele, ehk see tähendab, meil võiks olla kehas kuni 3 osa omega-6
ühe oomega-3 kohta ja pöördepunktiks, tervise mõttes pöördepunktiks loetakse siis seda või on siis ka välja toodud ja WHO soovitus, et kindlasti mitte rohkem kui 4,1. Nüüd need, kes juba teavad, et meie seis täna Euroopas on juba 15:1. Keskmiselt me ei räägi sellest, et inimeste tasemed ongi ainult 15:1, vaid ka 25:1, mis on nagu kurb ja millele mina nõustajana tahaks hästi tähelepanu pöörata, sest mina töötan ka peredega palju, siis lastetestid. Ma ei ole näinud ühtegi lastetesti, mis oleks alla 25:1, küll aga oluliselt suuremaid ja siin on hästi palju põhjuseid ja üks põhipõhjus ongi sellest, et laste keha on nii väike ja kui ta saab valida, mida ta sööb, siis meie toidust tuleb reeglina nii palju oomega-6 ehk see tasakaal on juba nii paigast ära. Ehk laste puhul me peame olema eriti tähelepanelikud. Nii et kõik, kellel on endal väiksemad ja suuremad lapsed, kellel on lapselapsed, siis ma väga-väga soovitan, et vahel mõeldakse, et me jõuame ka selle testimise teemani, aga vahel mõeldakse, et ma testin ennast ära ja sellest piisab. Mina arvasin ka seda, aga õnneks mul oli nii palju tarkust, et ma testisin ka oma lapsi ja see oli ka mulle toitumisnõustajana, kes ma tegelikult igapäevaselt tegelen toitumise teemadega. Väga suur šokk, milline oli minu laste tulemused. Ja edasi, kui ma olen saanud neid teste nüüd ka rohkem teha, siis tegelikult laste seis on veel oluliselt hullem kui täiskasvanutel. Aga ma tean, et siin on nähtud ka, minu kogemust sellist veel ei ole, aga on nähtud ka siin sadades tulemusi ehk siis 251, et see on kriminaalne. Ma ütlengi täna toitumisnõustajana, et see on kuritegu oma tervise suhtes. Ja selliseid asju ei tohiks, neid katseid ei tohiks teha, nii nagu mina ei oleks tohtinud noorena teha igasuguseid katseid dieetidega, siis see ka on omamoodi toitumisviisi tulemus ja selliseid katseid oma kehaga ei tohiks teha. Aga räägime nendest video pärast natuke täpsemalt. Aga siis, miks me räägime tasakaalust? Sellepärast, et oomega-6, nagu öeldud, on samuti väga oluline. Oomega-6 on kehas selline roll, et tema tunneb ära või temani jõuab info sellest, et meie kehasse on tekkinud mingisugune võõrlugu, mingisugune viirus, bakter, haigus, tekitaja. Ja oomega-6 hakkab tema vastu võitlema ja tema relvaks on põletik. Ehk oomega-3 ülesanne kehas on tekitada põletikku. Ja see ongi tema töö ja ta teebki seda väga hästi. Nüüd, kui meie toiduga sööme sisse väga palju oomega-6, siis keha ei suuda seda tasakaalu hoida. Oomega-6 tekitab järjepidevalt põletikke ja piltlikult võttes meie kehas on kogu aeg põletiku tase üleval. Nüüd, mis see siis tähendab? See ei tähenda, et sul kohe on, ma ei tea, mandlipõletik, kopsupõletik, kõrvapõletik ja kõik, mida me oleme harjunud kasutama sõna põletikuna. See tähendab pigem seda, et meil on selline alapõletik ja selle puhul näiteks minu isiklik näide on see, et ma panin väsimuse ja stressi ja võib-olla olen tööl liiga pikalt andnud endast liiga palju välja ja me teame seda, me ju kuuleme hommikust õhtuni, et õpetajate töö on väga stressirohke ja aeg-ajalt ongi, et ma ei arva, et teised tööd ei oleks kurnavad ja stressirohked, aga mina panin kõik selle nagu sinna peale, et võib-olla, et kui lapsed olid väiksed, et ma olen väsinud ja ma ei jaksa ja kõike muud. Aga tegelikkuses hiljem olengi aru saanud, et ka minu oomega-6 tase oli nii paigast ära, et see, et mul oli 2-3 kuni 4 korda kuus lõi palavikku üles ilma ühegi muu sümptomita, oli märk sellest, et mu kehas on tegelikult põletik ja see põletik, mul ei olnud ühtegi muud sümptomit, mul ei olnud selles osas midagi oma kehale ette heita, et mul kuskilt valutaks või midagi. Liigesevalud asjad, ma ei pannud neid sinna juurde üldse, aga need pisikesed palavikud, 37,2, 37,3, enesetunne, tunned, see väike palavik, vastik, pea on nagu imelik, see palaviku tunne. Ma arvan, et kõik tunnevad, teavad, mis tunne on palaviku tunne. Et minul oli neid siis mitu korda kuus ja tulen töölt koju, kella 3:30 paiku hakkan tundma, tiksub, kella 6 on palavik käes. Järgmine päev jälle palavik läinud. Et selliseid imelikke anomaaliaid minu kehas oli, aga otseselt haige nagu polnud. Ja mis siis tegelikkuses veel on selle tasakaalutuse tagajärg, et mis siis uuringutest ka välja tuleb, et tõesti liiges lihasvalud, mida ka mina olin tundnud,
aga noh, asjad, mida ma ise võib-olla ei oska nii hästi hinnata, aga noh, et näiteks kõik sellised eriti naistele võib-olla natukene nagu olulisemad, aga tegelikult miks mitte kõigi puhul, et sellised välised märgid, et juuksed, nahk, selline nahaelastsus ja naha väljanägemine, juuste väljanägemine on selline elutu, väsinud ja nii nagu inimene ise, siis ka kõik tema väline ümbrus hakkas nagu ära väsima, et seda toob tegelikult kaasa ka see tasakaalustatus siis jah, rasvhapete ebatasakaalus olek. Aga asjad, mida me tegelikult ei näe ja mis on nagu palju hullemad, siis nii nagu minul lõi keha, andis märku mulle väikeste palavikega, siis tegelikult meie erinevate organite töövõime väheneb, erinevad südame-veresoonkonna probleemid, et need on jälle sellised hiilivad, vaiksed, mida me täna igapäevaselt ei tunne, ei taju kohe, aga kahjuks see tõesti rasvhapete tasakaalust väljas olek tegelikult pikaajaline selline ebakvaliteetsete ja eba siis tasakaalus olevate rasvhapete tarbimine viib ikkagi, noh, me ei saa öelda, et kõiki ja alati, aga väga suure osa inimestest tegelikult südame-veresoonkonna haigusteni ja teiste nende nii-öelda elustiili haigusteni, et täna maailmas meeletu tõus diabeedi näitajates ja kuna rasvhapete tasakaal on ülioluline ka ajutöös, sest hästi suur osa rasvhapetest on seotud just ajutööga, et nii nagu öeldud, et absoluutselt igas koes on meil tegelikult rasvhappeid kehas, siis kõige enam, kõige suuremat rolli mängivad nad ka sidekoes ja just nagu ajukudedes. Ja seetõttu see tasakaalutus viibki sellise ajutalitluse häireteni ja noh, mida me näeme maailmas täna, et kui me vaatasime ühtepidi, et see tasakaal on paigast järjest enam läinud ära, siis täna me näeme ikkagi maailmas ka väga palju selliste ajutööga seotud probleemide tõusu, et näiteks dementsus, et noh, kurb öelda, aga kas on meist täna kedagi, kes ei tea kedagi, kelle ema või vanaema või isa või vana-vanaisa või keegi oleks dementsusega hädas olnud ja mida me näeme ka meediast, et ühelt poolt me nagu kuuleme järjest enam neid lugusid, aga teiselt poolt, et need inimesed muutuvad ka järjest nooremaks, kellel sellised probleemid on, mida varasemalt võib-olla ei olnudki kuulda nii väga. Ja kust see siis tuleb või miks see nii on? Kust need probleemid algavad? Algavad sellest, et meie rakkude talitlus on häiritud. Ja kui me kujutame ette, no rakku nagu kanamuna. Kõik on kanamuna näinud, olete koksti puruks löönud, tead, milline ta seest ja väljast välja näeb. Raku ümbris ehk rakumembraan oleks nagu see munakoor. Nüüd, kui sa seda munakoort koputad, siis üldiselt sa kohe sellest ikka läbi ei koputa. Ta on selline tugev ja kõva. Ja nüüd, kui meie rasvhapped on tasakaalust väljas ära, siis ma päris biokeemiasse ei laskuks, aga rasvhapped on seal membraanis siis niimoodi, et üks on sirge ja teine on selline ümar. Ja nüüd, kui meil need rasvhapped lähevad paigast ära, siis need mõlemad lähevad sirgeks. Ja meie raku kestaga ehk selle rakumembraaniga, seal on küll muid osi ka, seal on mõned valguretseptorid ja nii edasi, aga suurest plaanist kogu see rakumembraan koosneb rasvhappetest. Ja nüüd, kui need rasvhapped on need sirged, tugevad happed, siis juhtub see, et raku läbilaskus väheneb, võid koputada seal raku ääre peal, sa võid olla tore C-vitamiin, sa võid olla tore D-vitamiin, koputad ja koputad, nii nagu sa munakoorele koputad, keegi sisse ei lase. Ehk siis toitained pääsevad halvasti sisse, kõik see, mis muna sees on, kõik see, mis sinu rakus sees on, ei pääse sealt hästi välja, ehk see rakuaine vahetus on häiritud, jääkained ei pääse välja, head toitained ja vitamiinid, mineraalid, kõik muu, mida rakk vajab, see, milleks me sööme, ei pääse tegelikult sinna rakku. Ja loomulikult osa pääseb, aga see raku läbivus on nigel. Ja siis tulevadki kõik need probleemid, mida me enne rääkisime, mis meie eesmärk on, mida me tahame saavutada, on see, et meie rasvhappete vahekord oleks mitte rohkem kui 3:1. 1:1, isegi uuringud näitavad, et nii väga hea ei olegi, siis meil võib tekkida juba, et see 1:1 ei peaks olema eesmärk iseenesest, aga 3:1 oleks juba väga hea tasakaal, mida saavutada. Ja see tagab meile siis selle, et rakud on toimivad, rakkudes toimub ainevahetus, rakkude vaheline liikumine, infovahetus, kõik toimib, et meie keha hakkab toimima. Ja kui me kujutame ette nüüd tõesti seda, et me ei räägi sellest ühest rohelisest rakust sinu kehas,
vaid me räägime kõigist rakkudest. Ükskõik, kus sa mõtled. Kui sa mõtled oma mis iganes varbaküünele, kui sa mõtled juukseotstele, kui sa mõtled oma nahale, sa mõtled oma kopsudele, mis iganes, mis sinu jaoks oluline on, siis iga rakk peab saama roheliseks. Selleks, et meie keha toimiks hästi, et kõik, mis sinna kehas vajalik on, pääseks sinna, kus ta toimiks, et sul mõte liiguks niimoodi, et sa ei mäletaks ära, ei jaluta ühte tuppa ja siis ei avasta, et huvitav, miks ma siia tulin. Jõuad kööki tagasi, mõtled, õigus, ma pidin selle mingi asja ära tooma, et see kõik on meie rakkude väsimus ka. Me tihtilugu unustame selle väikse rakku ära, et see on nagu selline mingi kõrvalprodukt, et magan natuke, puhkan natuke ja juba läheb kõik paremaks. Aga see ajutalitlus on ka tegelikult selline osa, mida tihtilugu kuidagi ei panda üldse oma toitumise ja elustiili alla, vaid ikka pigem, et olen natuke väsinud. Ja nüüd on see küsimus, et kus sina olla tahad? Kas sa tahad olla see, kes ei mäleta, kuhu sa oma asjad panid, kes peab käima arstide vahet, olla nagu hädas ja isegi nagu minu näide oligi, ma ei saanud päris täpselt aru, otseselt haige ei olnud, aga nagu hästi ka ei tundnud ennast. Või see selline keskmine, kui me mõtleme see jäämäe alumine piir, et väga suur hulk inimestest täna kogu maailmas on väga tasakaalust väljas. Või sa tahad olla see, kes on sellest ohutsoonist väljas, kes on seal 3-1 ja 2-1 ja sellises tasakaalus, kus su keha tunneb hästi, rakud toimivad hästi ja kõik on selline mõnus ja mitte ainult sina ei ole rõõmus ja õnnelik, vaid su rakud on ka õnnelikud, et me vahel nagu ei taha üldse mõelda nende pisikeste vennikeste peale, kes peavad kogu selle töö su kehas ära tegema. Ja selleks ongi siis see, et kas sa oled testinud, kas sa tead, mis seis sinu rakkudes on. Mina näiteks enne, kui ma kuulsin siin sinust, ma isegi ei teadnud, et selliseid teste tehakse. Ma kuulsin koolituse käigus, et on Eestis üksikud kohad, kus on võimalik neid testida ja see oli mul nagu selline vau-hetk, et kus ma seda saan teha, kuidas ma saan seda teha, ma hakkasin uurima ja ma jõudsin muidugi esialgu SYNLABi lehele ja sinna paika ta jäi, sest seda väljaminekut ma sel hetkel teha ei saanud ja mind jäi nagu kummitama, et aga kuidas ma tean, on ju. Ja toitumisnõustajana analüüsisin oma menüü ära, sain aru, et võib olla, on ju. Ja siis me jõuame ka selleni, mis sai edasi, aga et kõik, kes tahavad teada, mis see test tähendab või hästi palju ma tean, et inimestel tekib ka sellist hirmu, et aga kus ma tean, et see test tõtt räägib. Aga võib-olla äkki keegi vaatab, näed, Mari saatis oma testi tulemuse, vaat, paneme Marile sellise tulemuse. Et see variant on välistatud, et kui mina hakkasin ühel hetkel uurima ka nende testide kohta, siis meie testid, siis sinu testid lähevad siis Vitas Analytical Services'e, mis on siis Norras asuv teaduslabor ja siin on toodud siis üks osa nende ametlikest partneritest, aga absoluutselt igaühel on võimalik võtta see tänapäeva guugeldamine on ju kõik võimas. Ava oma Google, siis Vitas juba tuleb, leiad Norra labori ja tegemist on päris toimiva teaduslaboriga. Ehk see ei ole selline labor, mida vahel mõeldakse, et see on Sino labor, ise teevad, ise kirjutavad. See ei ole tõsi, et kui me vaatame seda laborit, siis need partnerid ja need ettevõtted, kellega nad tööd teevad, on väga austatud teadusettevõtted. Et lihtlabaselt võttes, siis siin on terve rida maailma tippülikoole ja nii edasi. Ehk minu jaoks oli see hästi nagu julgustav ja samas, kui me siis vaatame edasi, et siis labori tulemused täna näitavad seda, et ükskõik, kus neid teste tehakse, väga suur osa maailma inimkonnast on väga tasakaalust väljas. Ehk kui me räägime keskmiselt maailma seisust, siin 97% keskmiselt maailma elanikkonnast on rasvhapete osas siis tasakaalust väljas, siis minu jaoks said need asjad hästi palju selgemaks toitumisnõustajana, et toitumisega peab muutma, toitumist tuleb muuta ja seda rasvhapete teemat tuleb ka arendada rohkem edasi ja avalikustada rohkem. Et minu jaoks oli see selline vau-efektiga lugu just selles osas, et see, mida rasvhapped meie kehas teevad ja see, kui vähe me nendest räägime,
ja äärmisel juhul räägime sellest, et ärge rasva sööge, siis see on väga hirmutav, et ja kui me vaatame kõiksuguste haiguste ja kehade ja probleemide kasvu kogu maailmas, siis sellest tuleb rohkem rääkida, sellega tuleb tööd teha. Ja tegin minagi siis oma esimese testi ja seda siis ütleme siis nii, et olles nõustajana võib-olla oma tipus omaenda toitumisega, ehk ma sel hetkel tegelesin väga korrektselt veresuhkrut tasakaalustava dieediga, sealhulgas arvestades kõiki riiklikke toitumis- ja liikumissoovitusi. Ehk ma ei ütle, et ma igapäevaselt olles toitumisnõustaja nüüd toitun ainult 100% õigesti kogu aeg. Et ma ei poolda seda, ma arvan, et inimene peab elus tundma rõõmu nautima seda elu ja loeb see, mis me suurem osa ajast teeme, aga sel hetkel, kui mina oma testi tegin, siis ma olin kindlasti nõustajana päris lähedal ideaalile. Ma teadsin, et ma söön kala vähe, aga ma pean tunnistama, et ma nii halba tulemust ei oodanud. Tulemus on üldiselt parem kui võib-olla Eesti ja Euroopa keskmine, aga ma ise eeldasin, et on natuke parem. Ma arvasin, et ma olen natukene balansist väljas, aga juba päris lähedal ideaalile, aga tegelik seis on see, et natuke rase ei saa olla ja niimoodi ei saa ka olla sa natukene balansis. Ehk et sa kas oled balansis või ei ole balansis. Ja minu tulemus oli siis see, et ma ei olnud balansis, kui me näeme, et siis sellise kahe põhinäitaja osas ma olin juba selles nii-öelda kollases vahemikus. Ehk testi me loeme siis nagu põhimõtteliselt, siis kuidas nüüd öelda, valgusfoori. Punane on paha, kollane on oota natuke, tee tööd ja roheline on jess, kõik on hästi, on ju. Siis nagu te näete, siis mina nendest põhinäitajatest ühtegi jessi ei saanud. Mis võib-olla on huvitavam, et ma ei lasku selle testi analüüsini väga pikalt. Et kõik need, kes on oma teste juba näinud, need teavad, et tegemist on siis sellise hästi põhjaliku tagasisidega. Ja see testi kokkuvõte on ümmarguselt 20 lehekülge, ma täpselt nüüd ei lugenud ära, aga natuke üle 20 vist isegi, kus ühelt poolt meil on selline piltlik värvidega kokkuvõte, kus me saame juba mingi info. Ehk minu kaitseväärtus 1%, mis on ebapiisav, tähendab seda, et ma ei ole kogu aeg haige, aga mu keha ei ole suutnud mind ka kaitsma ja toimima 100%. Rakumembraani voolavus ebapiisav, täiesti punane. See tähendab seda, et ma võin sisuliselt süüa igasuguseid toidulisandeid, ma võin teha igasuguseid imedieete ja tagada kõike oma kehale, mis paberil on öeldud, et nii palju seda ja nii palju toda. Aga kui mu rakumembraan ikkagi teda läbi ei lase, siis seal veres võib mul liikuda igasuguseid toredusi. Aga kui mu keha seda ikkagi vastu ei võtta rakutuumedeni lõpuni ei jõua, siis tegelikult ei saa ka kõik toimida ideaalselt. Ja sellest analüüsist on nüüd nagu hästi oluline see, et see analüüs annab nii põhjalikud vastused, ehk ta analüüsib väga paljude rasvhapete seisukorda ja sa saad samasuguse nagu piltlikult võttes, kui me võtame nagu, kui sa lased perearst teeb vereproovid, siis seal on need vahemikud, numbrid. Said nii palju. Kas see on nüüd hästi või halvasti, sa pead ise otsustama, siis selle testi analüüs on ka lahti kirjutatud nii, et igaüks saab tegelikult juba esmase vastuse sellest, et mis seisus su keha rasvhapete tasakaaluga lood on, mida sa peaksid muutma, kes sa välja prindib, siis jah, siis sa ei saa muidugi peale klikkida, aga kui sa avad selle testi vastusega internetis, siis sa saad lahti võtta iga erineva rasvhappe kohta, et mis võib olla selle probleemiks, mida sa peaksid jälgima oma toitumises, mida rohkem sööma, mida vähendama ja nii edasi. Ehk et see tagasiside ja analüüs on ise nagu, ma ütleks, nagu toitumisnõustaja nagu nõustamine juba. Ja sellepärast on see Sinsino test kindlasti, ma ütleks, üks turu parimaid. Et nagu ma mainisin, siis esimene, mis ma leidsin, oli Synlabi test ja Eestist minu teada täna keegi teine rohkem ei testigi kui Sinsino ja Synlab. Synlab saadab oma proovid Saksamaale. Ehk Eestis tegelikult koha peal nii keegi ei testi, need natukene on need võib-olla meetodid erinevad, aga kui sa tellid ise omale proovi mõnest laborist ise oma algatuslikult, siis sa saad selle vahemikku, aga nõuandeid sellega ei kaasne. Kui sa teed omale täna Sinsino rasvhapete testi, siis 10–20 päeva pärast on sul põhjalik analüüs ja vastus sellele, mida su keha tegelikult vajab.
ja millele sa peaksid tähelepanu pöörama. Ja nagu näha, siis mina võtsin ette ja 10-1 oli see tulemus, mida ma ei tahtnud näha. Ja ma pean tunnistama, et kontrollisin veel vahetult enne algust, et äkki on sünnipäev tulnud, et kuna ma ütlesin, et mina ei ole selline, kes 100% alati kõike jälgib, siis mina kogu aeg lükkasin seda testi tegemist edasi ja nüüd tegin küll testi veel ära, aga kahjuks minu tulemused ei ole veel jõudnud, et võrdlevat tulemust näidata, aga mina hakkasin võtma ikkagi, no ma ei saa öelda 100% igapäevaselt, aga eesmärgiga igapäevaselt võtma juurde omega-3 õli ehk siis seda tasakaaluõli, me ei saa rääkida omega-3 õlist ja ma eeldan, et mu tulemus on täna oluliselt parem, sest minu tervisenäitajad ja see enesetunne on oluliselt parem. Minu väikesed alapalavikud või sellised nagu pisikesed palavikud on kadunud. Mul on teisigi tervisenäitajaid, mis on paranenud ja ma usun, et minu järgmine test, kui ta nüüd päris tumeroheline üleni ei ole, siis ma kindlasti näen juba rohelisi toone. Ja tegelikult testid, mida on siis rohkem hulgaliselt tehtud üle Euroopa ja üle maailma, näitavad ikkagi seda, et 120 päevaga ehk siis ühe vererakku taastumise või ühe veretsükli jooksul suudetakse taastada siis oma omega-3 ja omega-6 tasakaal. Meie keha hakkab toimima paremini ja kõik need olukorrad paranevad. Ja võib-olla siin on hea veel tuua välja, et see test ei ole siis ju välja töötatud lihtsalt kuidagi niimoodi, et ops, teeme ja mõtleme, et kõigi nende toodete taga, mida Sinsino täna pakub, on korralik teadlaste meeskond. Ei ole ühe inimese fanatism, et teeme midagi, vaid need on uuritud, need on katsetatud. Teadlased on maailma tipptase ja seetõttu ka võib-olla, et ma ei peatuks sellel väga pikalt, aga kellel on huvi, siis see info on ka kodulehel ja igal pool olemas, et kõigil on võimalik ka nende teadlaste ja nende inimeste kohta täpsemalt uurida, et miks just nemad nende teemadega tegelevad ja ma tean, et vahel tekib selline kahtlus sisse, et kas nad ikka teavad, millest nad räägivad, siis nad kindlasti teavad, millest nad räägivad ja neid töid ja neid teadusartikleid, mida ka need teadlased on avaldanud ka enne seda, kui nad näiteks Sinsinoga on koostöösse astunud, siis seal taga on hästi tugev ja suur teadmiste pagas ja teadusuuringud. Ja jõuame siis toodeteni ehk et balance oil ei ole ainult nii-öelda kalaõli ja võib-olla kelle jaoks on ta esmane kuulmine, siis me ei räägi kindlasti sellest nõukaaegsest kalamaksaõlist, mis võib-olla mõnel teeb kohe üle. Et ma tean, et hirm inimestel nõukaaegsete kogemuste pärast selle õli maitse ja kõige osas, et ärge jääge sellesse kinni, proovige katsetage, meil on väga erinevaid maitseid ja miks siis eelistada just seda. Esiteks kõigepealt eelistada siis kalaõli. Võimalusel võttagi õli kujul ja siin siis meie balance oilis on siis kokku pandud nii kalaõli kui ka siis extra nate'i oliivõli ja nüüd võib mõelda, et miks see oliivõli, et tahte näidata nüüd, et suurem ja rohkem ja uhkem, sest tegelikult seal taga on jälle hästi tugev teadustöö ja see extra nate'i oliivõli aitab siis need polüfenoolid seal sees aitavad siis selle kalaõlil püsida värskena. Ja nad on nagu kaitsvad pallikesed, sest teatavasti, eks me kõik, kes on köögis ka kalaga kokku puutunud, teame, et kala tegelikult rikneb suhteliselt kiiresti ja seetõttu ta vajab ka see toidulisandis sellist kaitset, et hoida teda kvaliteetsena. Ja seetõttu on siis need kaks põhiosa, aga tegelikkuses on siis selles õlis veel enamatki sees ja oluline märksõna on siin kindlasti see, et jätkusuutlikult, aga siis loodusest püütud kalade põhjal ja miks on see oluline, et kui uurida nüüd selliseid teadusuuringuid ka näiteks, kui me poest ostame tavalist kala omale õhtusöögiks, et siis see kala, mis tihtilugu kasvanduse kala näol saad, et selle koostis ei ole enam üldse see, ehk vabapüügi puhas külmavee kala on see, mis annab kõige paremaid tulemusi. Ja toitumisnõustajana meie pere kogus kõrgkvaliteedilisele kalale võiks olla ümmarguselt 2,5 kuni 3 kilo nädalas. Ei saa endale lubada seda igapäevaselt. Aga siis, kui me tuleme tagasi selle balance oili juurde,
siis stabiilsus ehk see vastupidavus, kui kaua see õli ka kehas meil värskena püsib, siis stabiilsuskatsed näitavad seda, et roheline on siis meie balansõli ja 35 tunni pealt katse lõpetati, ei olnud enam vajalik katset jätkata, sellepärast et meie kehas see õli ei püsi kunagi nii kaua. Aga kui me vaatame teisi õlisid siin näitena kõrval, siis me näeme kohe, et teiste õlide selline siis värskus püsib oluliselt lühemat aega. Ja see on hästi oluline, sest tegelikult me oma kehale tahame anda ju seda kvaliteetset ja head õli. Ja siin siis mõned näited, mida see õli veel sisaldab, et kui me räägime nüüd toitainetest sisaldustest juba ja nendest ainete sisaldustest, et miks me teda võtma peaks, siis kindlasti oomega rasvhapped, aga ka D-vitamiin, E-vitamiin. Ta on üleni looduslik ehk et kõik koostisosad on puhtad ja looduslikud. Ja mis on hästi oluline, mis meil on siin ka ilusti välja toodud, on see, et õli võtmine käib ikkagi kehakaalu ja vanuse ehk siis erinevatel eagruppidel on erinev vajadus oomega 3-le. Ja seetõttu, nagu ma mainisingi enne, et näiteks laste vajadus on suurem ja nende tasakaalust väljasolek on ka kahjuks praegu ikkagi väga kohutav, et siis laste kogused näiteks ongi koefitsiendina natuke kõrgemad. Ja samamoodi on siis katsetuste tulemusena jõutud selleni, et on ka pandud seesama kõrgkvaliteediline tasakaaluõli ka kapslite vormi, et kellele mingil põhjusel see õli võtmine ikkagi ei sobi, on võimalik võtta ka kapslite vormis, nad on sellised pehmed, aga ütleme nii, et üksjagu suured, et mina, kes ma olen väga hea kapslite võtja, mina võtan ka seda hea meelega, aga näiteks laste puhul on õli võtmine nagu lihtsam. Ja siin jällegi, et ikkagi võetakse vastavalt keha kaalule, et igaühele siis temale vajalik ja sobib kogus. Et minust on nagu võimatu mõelda, et kuidas saab üldse nii võtta vitamiine, et me kõik võtame ühepalju kaks kapslit. Suurem osa purkide peal on kirjas 2 kapslit. Et tegelikult koostis ja vajadus on ju inimestel erinev. Ja ma jätsin siia tõin välja ka selle, et on ka selline vees lahustuv õli, et ka see on üks variant, et tõesti nii nagu öeldud, meil on neid õlide variante, veganõli ehk siis täiesti taimne. Ja neid variante on nagu erinevaid, et igaüks leiab endale sobiva maitse. Ja siin on mul üks tagasiside minu kliendilt. Ehk ma ei loe seda ette, aga ma annan hetke kõigile aega lugeda ja mõtleme siis ise, et kumbat last me siis oma kodus näha tahaksime, et kas seda, kes kogu aeg tatistab ja nuuskab või rõõmsalt kratti teeb. Aga annan teile hetke aega lugemiseks. Et see on ka minu kogemus, et ütleme selline esimese paari kuuga juhtus juba see, et kui meie perega haigestus, kui mu lapsed haigestusid, siis need haigused läksid hästi lühikeseks. Ehk kui ikkagi koolist mingi magus viirus kaasa toodi, siis üldiselt me jõudsime selleni, et kõik need viirused, mis ma nägin, et klassis lapsed on nädal-2 puudu, siis meie peres oli 24 tundi maksimum. Keskmiselt isegi lühem aeg, kui viirused said seljatatud. Ja siin on siis tõesti näha minu kliendi tagasiside, kes ise kirjutas mulle, sest ta oli nii õnnelik, et tal jälle sugulaste lapsed olid kõik haiged ja tema omad olid täiesti terved. Ja võib-olla siis siia lisasin ka kiirelt ülevaatamiseks, et tõesti testitud korrektsed, puhtad, korralikud tooted, tänapäevased uuritud vegan, keto ja nii edasi sõbralikud, GMO-vabad, et kõik need märksõnad, mis järjest enam uuringutega ka välja tuleb, mis on meie kehale olulised, need on ka Zinsino kõik läbi nagu mõelnud. Ja võib-olla ka küsimus, et kes siis peaks võtma? Kõik. Lihtne vastus on kõik. Küsimus on, kes rohkem, kes vähem, aga tegelikult ei ole ühtegi vanusegruppi, kes võiks öelda, et ei peaks võtma. Kui sinu toitumine ei anna piisavalt oomega 3, et hoida rasvhappeid tasakaalus, siis kõik. Ja nagu teada, seda on võimalik testida, kas su kehas on neid piisavalt või mitte. Ja siin siis on toodud välja need tervisealased väited, mis siis tegelikult on jällegi Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud, mis meie toodetele ka saab rakendada. Ehk need on need asjad, mida kõike
võib siis parandada ja mis siis paraneb inimesel, kes tarbib meie õli. No näiteks erinevate ainete normaalne imendumine, erinevate keha või nagu keha organsüsteemide parem toimimine. Kui me näeme siis kõikide nende asjade, mida tihtilugu räägitakse meile, et võib-olla et ongi nagu normaalsus, siis tegelikult ei ole normaalne, et inimesel kuskil valutab või mingid vererõhud ja asjad on paigast ära, kuigi meil juba hakkab tunduma, kui me ühiskonnas ka räägime, siis tundubki, et normaalne on see, et kui sa jääd vanemaks, et siis sul on vererõhk kõrge. Et tegelikult ei ole. Normaalne ongi igatpidi keha armastav ja toimiv ja toetav. Ja selle nimel me peame töötama, et me tunneksime ennast kogu aeg hästi, et normaalne oleks ühiskonnas olla jälle nii, et sa tunned ennast hästi, mitte nii, et normaalne on tunda ennast haigena. Ja siin siis seesama korra uuesti, aga tõesti, et 120 päeva jooksul on võimalik jõuda ja suurem osa inimestest tegelikult jõuabki selleni, et normaalsed asjad ongi sinu kehas normaalsed. Ja see on siis selline esimene samm. Ja ma lühidalt hästi tõesti nüüd lühidalt juba käin üle mõnest enda sellisest lemmiktootest veel, et sinobiotik ehk kiudaine lisand. Ja täna me pikalt sellele ei peatu, aga meie soolestiku ja mikrobiomi tervis sõltub sellest, kui palju me toiduga kiudainet saame. Kahjuks väga paljud ei saa piisavalt. Aga sinobiotik on siis väga hea lisand, mis on hästi mitmekülgne, et tihtilugu meil, kui me näeme müügis ka kiudainete lisandeid ja mina ka varasemalt vaatasin, väga huvitav ja toreda maitsega tundub, aga ma ei teadnud nendest varasemalt nii palju, siis nüüd ma oskan palju rohkem vaadata seda, et neid kiudaineid võiks ka erinevaid tüüpe ja seetõttu meie mikrobiomis ta ka rikkalikumalt toidab, sest kiudainetel on 2 ülesannet. Soolestik puhtana hoida ja toita sinu mikrobiomi ehk siis neid häid baktereid toita. Ja kui su kehas toimib seedimine normaalselt, soolestikku puhastatakse ehk siis kiudained füüsiliselt puhastavad sooleseinu sellest limast, mis muidu toitumise käigus või siis seedimise käigus tekib, siis see on hästi oluline. Ja kui sinu menüüs ei ole piisavalt, siis see on üks variant, kuidas siis kiudainete sisaldust oma toidus tõsta. Teine asi, et siis multivitamiinid piltlikult võttes ehk siis Extend ja hästi mitmekülgne, täielikult looduslik ja väga-väga hea koostisega multivitamiin. Et soovitan selles suhtes kõigile, kes ikkagi tunnevad, et tema menüü ei ole nii mitmekülgne, kui ta võiks, siis see peaks olema igaühe selline igapäevane kaaslane. Ja siin sinu terviseprotokollis ongi siis need 3 toodet põhimõtteliselt koos. Ehk siis esiteks tasakaalustame rakud nii, et rakud saaksid ilusti toimida. Seejärel puhastame soolestikku, hoiame soolestiku seedimise korras. Ehk me oleme saanud toimima raku, ainevahetus, infovahetus, kõik toimib. Seejärel puhastanud oma organismi ehk kõik jama, mis siin ei pea olema, liigub mõnusalt ja hästi välja. Ja seejärel, kui meie rakk on valmis asju vastu võtma, kui meie seedimine toimib hästi, siis me anname talle ka multivitamiine ehk me tagame selle, et meie rakkudesse jõuab kõik see, mida meil vaja on, selleks, et su keha toimiks. Ja siis on ka variant siis lisada sellele terviseprotokollile siis üks lisa, mis siis kahjuks tänases maailmas järjest olulisem on siis just meie sellist vaimset jõudu ja und ja tasakaalu parandav Viva Plus ehk siis see on siis safran krookose südamikest ja selline, ütleme siis looduslik, antidepressant on nagu vale sõna sellele, aga selline toidulisand, mis tõesti safran siis maailma tuntud ja väga kallis ja selline imeline võib-olla vürts võib omamoodi öelda, et tema põhjal siis või siis sellise safranile toetudes on siis see Viva Plus kokku pandud ja ta siis ühelt poolt tekitab sellist mõnusat, rõõmsat energialist olekut, ta tasakaalustab närvisüsteemi. Ehk et vahel mul on ka küsitud, et kas ma võin seda siis õhtul võtta, et kui ta on nagu selline, teeb mind rõõmsamaks ja õnnelikumaks, et siis tegelikult see rõõmsam ja õnnelikum tähendab seda, et ma olen jälle tasakaalus. Mul on tasakaalustatud närvisüsteem ehk et ta mõjub siis väga rahustavalt, et ühelt poolt päeval annab sellist positiivset energiat ja õhtul just, et ta annab kosutava ja sellise võimaluse välja puhata nii ajul kui sinu kehal. Et tegelikult me vajame sellist rahulikku
Und ja siis üks toode, mis eriti oluline siin sellistel hooajavahetustel, et mina oma klientidel ka soovitan teha siis hooajavahetusel just Genogeniga siis sellist, ta ei ole selles osas nagu detox, aga selline puhastus ja selline raku ergutuskuuri ehk 2 nädala jooksul võtta siis suurendatud annustes Genogeni ja see siis on seotud just, see on selline toode, mis meil on seotud just raku uuenemisega ehk need rakud, mis meie kehas on oma koostöö lõpetanud, et need siis väljutada ilusti ja seejärel ka see raku jagunemist nagu boost ida, et see raku jagunemine toimiks hästi. Et ma sellel praegu väga pikalt ei peatu, et kõigil, kes te siin olete, on kindlasti keegi, kes teid kutsus, et kui see selline enda kevadine boostimine huvi pakub, et siis kindlasti uurige selle kohta, küsige juurde ja see on hästi huvitav teema ja see on andnud väga häid tulemusi just ka sellise energia ja keha toimimise osas. Ma ei saanud jätta seda välja ja ma näitan teile kõigepealt põhjust, miks ma seda kollagen boost'i siit jälle välja ei saanud jätta. Aga siin on minu enda käed peale minu esimest kollagen boost'i kuuri. Et kellel on nüüd väiksed ekraanid, need võivad zoomida, muidu on raske näha. Ehk siis ühel pool on enne ja teisel pool pärast pilt. Ja seda siis 10-päevase kollageni kuuriga. Ja loomulikult see ei ole ju ideaalne, aga mina näen siin ikkagi vahet. Ma nägin vahet ka selle kollageeniga oma näiteks nendes beebijuustes, mis hakkasid väga hoogasid kasvama. Et võib-olla kõike esimese 10 päeva jooksul on väga raske nagu ise ka öelda, et vaat see muutus või too muutus. Aga õnneks ma olin need pildid teinud, sest mind ennast huvitas loomulikult, et kas ma näen mingit vahet ja ma olin üllatunud, et esimese 10-päevase kollagen boost'iga ma tegelikult seda vahet nägin. Võtmekoostisosad, loomulikult vedelmereline kollageen, pole üllatus, et kollageeni igasugustes lisandites kasutatakse kollageeni, aga meil on ta siis väga heas koostises, et 8 grammi annab juba väga head tulemust ja siis artilistest kaladest jälle, ehk ta imendub väga hästi. Hyaluronhapet 120 milligrammi, mis on nahale väga suur toetus. Pre- ja postpriootikumid, issa, mul on keel sõlmes juba. Nende puhul siis me räägime ikkagi suurepärasest seedimisest ja nahk ja seedimine on omavahel väga seotud. Ja loomulikult vitamiin C ja tegelikult veel hästi mitmed koostisosad, mis tegelikult seda kollageeni boost'i, ehk miks ma räägin 10-päevasest kuurist, ehk siis 10 päeva boostime oma keha kollageeni tootmise üles ja siis 6 aja pärast jälle järgmised 10 päeva. Ehk et ta on selline tõesti boost, nagu ta nimi ütleb, et paneme asjad hästi toimima ja tööle ja tõesti, et see tulemus ei ole mitte ainult nagu keha väline pool jälle, vaid ikkagi ka see sisemine, et meie keha tõesti toimib paremini. Ja minu südamearmastus ja tähelepanu kuulub lastele, et ma väga soovitan kõigil, kellel on väiksed lapsed, uurida Multify kohta ja teha lastele testid, et Multify kõige suuremad plussid on lisaks sellele, et Syngino puhas teadus ja tõeline selline tipptase, siis siin me räägime ikkagi väga kvaliteetsetest ja mõnusalt mitte kivikõvadest, vaid pehmetest tablettidest, mida lapsed närivad ja laste seas on see väga popp olnud. Tootevalik hästi lai, mina tegin täna ainult teatud valikud. Kui sinul on mingeid teisi tervisemuresid, mida täna nagu ei kajastatud või mingeid tundeid kehas, mida sa tahaks parandada, siis kindlasti sa saad küsida infot juurde ja olla ise see muutus, mida sa tahad näha endas ja oma peres. Nii et mina tänaseks selle osaga lõpetaksin. Et nagu lubatud, ma võiksin rääkida siin nendest toodetest ja nende headusest ja nende omadustest tunde, sest ma olen kindlasti ise täielik fänn ja usaldanud enda ja oma pere nende toodete tarbijate hulka ja minu klientidel on veel väga toredaid tulemusi ja tagasisidet olnud, et ma julgustan kõiki, kes siis täna, et kõik need, kes siis täna tunnevad, et nendel mingil põhjusel kas jäid mingid küsimused või ma ei selgitanud piisavalt hästi või loomulikult, et kui sa jõudsid ka sinnamaani, et sa soovid seda testi teha, siis võta ühendust selle inimesega, kes su täna siia kutsus, sest tema oskab sind siitmaalt edasi aidata, juhendada, kuidas neid teste teha, kust neid saada ja siis juba ka edasi vaadata, et mida sinu keha päriselt vajab ja mis sulle siis võiks seda rõõmu ja elulusti juurde tuua, sest meie toimivad rakud ja see
hea enesetunne algabki sealt meie seest, et me võime ennast push ida ja nõuda endalt väga palju, aga kui me kehale vastu ei anna, siis see keha rõõmuga töötada ei jaksa. Nii et aitäh kõigile, kes te täna jaksasite mind kuulata ja ma soovin siis omalt poolt kõigile hästi toredat keha poputamist.